Tere taas teadusimune raketisõber. Täna räägime sellest, kuidas võtta pingelises olukorras vastu taktikalisi otsuseid. Nüüd peate te kaitseväelaste abil kehastuma luurajateks. Eelluure on avastanud vastase masinapargi Obregani külast idas. Vii simulatsioonis läbi täiendav luure ja kanna ette vastase üksuse nimetus ehk numbrikood. Sedasama simulatsiooni, mida võistlejad kasutavad ülesande lahendamiseks, kasutame me tihti oma jaoülemate ja rühmaülemate treenimiseks. Võistlejad, tulge oma käskudele järgi. Neil on antud selle simulatsiooni alakaart ja loomulikult erinevad infomaterjalid. Selleks, et see võistlus ei soosiks vaid parimaid arvutimängureid, on igale võistlejale antud abiks ka üks ajateenija, kes valdab seda simulatsioonikeskkonda peensusteni. Selles ülesandes anti esimese asjana kõikidele võistlejatele kätte käsk. Käsk on dokument, mis koondab endasse kõik olulise informatsiooni. Käime nüüd ka olulisemad osad sellest käsust üle ning vaatame, missugused punktid kaardil, millistele ridadele käsus vastavad. Käsu esimene punkt, olukord. Alfa, vastane. Tugevalt kindlustatud positsioon Obregani külast idas. Mehitatud valvega positsioon külast kagus, kus asub ka vastase masinapark huvialas Tai 1. Julgestuspost masinapargi sissesõidul. Külas on liikumas märgatud vastase patrulle. Külast lõunas asuvale sillale on pargitud vastase soomuk. Vastane on mineerinud kõik ristmikud külas, lisaks ka ristmiku külast 200 meetrit põhjas. Bravo, omad. Alas teisi omi üksuseid ei tegutse. Külast läänes ning loodes asuvad varustuse tugipunktid, kust on võimalik saada vajalikke täiendusi ja varustust. Varustuse tugipunktid on siis need punktid siin. Alal on välja luuratud sobivad vaatluspositsioonid. Vaatluspost 1. 2 kortermaja siin. Vaatluspost 2. Renoveeritav kirik tornkraanaga. Vaatluspost 3. 2 vaatlusliini küngastel. Vaatluspost 4. Vaatlusliin mäetipus. Charlie, alluvad ja toetavad üksused. Igal võistlejal on kasutada kaudtule toetus. Kaudtule tellimusel võtab uue tulelöögi ettevalmistamine 10 minutit. Punkt 2. Põhiülesanne. Teie ülesanne on liikuda eelluuratud vaatluspositsioonile ning tuvastada üksus, sulgudes numbrikood masina küljel, mis paikneb huvialas Tai 1. Punkt 3. Alfa. Lahingukavand. Ülesande täitmiseks koguge kokku vajalik varustus, orienteerugi teile sobivale vaatluspositsioonile ning tuvastage vastase üksus huvialas Tai 1. Seejärel tehke vastav ettekanne ülemale. Delta. Kooskõlastusjuhised. Ettekanne ettekande-joonel Anna, mis ühtib ala läbiva põhja-lõunasuunalise peamaanteega. Samuti on eelnevalt defineeritud 4 kaudtule sihtmärki. Eko November 0001 siin, Eko November 0002 siin, Eko November 003 siin ning Eko November 0004 siin. Nendesse punktidesse saab vajadusel tellida kaudtulelöögi. Punkt 4. Lahinguteenindus. Varustus asub kaardile märgitud positsioonidel järgmiselt. Alfa 1. ATV. Alfa 2. ATV. Bravo 1. Binokkel. Juliet 1. Tankitõrjesüsteem. Juliet 2. Tankitõrjesüsteem. Kilo 1. Kuulipilduja. Kilo 2. Kuulipilduja autoga. Romeo 1. Raadiosaatja. Sierra 1. Snaiperrelv. Ülesande täitmisel ei ole oodata täiendusi. Punkt 5. Juhtimine ja side. Alfa. Juhtimine. Ülemad asuvad terve ülesande täitmise ajal Alfa rakett H6. Bravo. Side. Suhtlemine käsiraadiojaamaga. Kasutame kanalit 1. Kutsungid vastavalt Victor 1, Victor 2 ja Victor 3, vastavalt siis võistlejate numbritele. Ülema kutsung Kilo 1, mis tähistab kohtunikku. Kaudtule kutsung Mike 33. Kasutada raadioeetrit ainult vajadusel. Tunnussõna ja lahingutunnus. Tunnussõna on summa 69, lahingtunnus rakett. Käsu lõpus on aeg esitada küsimusi ning sünkroniseeritakse ka kellad, et kõik teaksid, mis kell midagi toimub. Lisaks käsule oli võistlejatele antud ka legend. Legendis on tähistatud erinevad tingmärgid ning seletatud lahti, mida need tähendavad. Samuti oli võistlejatele antud punktitabel.
Punktitabelis on ära toodud kõik punktid, mis on kaardile märgitud, samuti nende koordinaadid, objekti kirjeldus ning legendi kirjeldus. Lisaks on võistlejatele antud ka otsuste tabel. Otsuste tabel aitab võistlejal aru saada, missuguseid otsuseid tal selles mängus üldse on võimalik langetada. Kõige suurem tabel, mis võistlejatele oli antud, on jõudude vahekorra tabel. See tabel koosneb 4 tulbast. Esimene tulp ütleb, millega on tegemist. Teine tulp kirjeldab seda objekti ning annab olulise info selle toimimise kohta. Relvade puhul näiteks laskeraadiuse. 3. tulp ütleb, mida see objekt suudab hävitada ning 4. tulp, mis suudab seda objekti hävitada. Sellest tabelist tuleb üles leida vaid oluline. Esimene oluline punkt on aru saada, kui suure laskeraadiusega on vastase relvastus. Teiseks oluliseks punktiks on aru saada, missugust võimekust on võistlejal võimalik maastiku pealt endale lisada. Ning lõpetuseks on laua peal ka kaart. Kaart on siin ülesandes vast kõige olulisem. Ning nüüd saamegi kaardi ning maastiku analüüsiga alustada. Võistlejate esimene ülesanne on välja mõelda, kus nad ise asuvad. Selle jaoks on neil kasutada koordinaadid. Koordinaatide abil saavad võistlejad kindlaks määrata enda asukoha. See on siin. Kuna ülesande eduka lahendamise eelduseks on ettekanne ülemale, siis on kindlasti vaja võistlejatel üles korjata raadiojaam. Lisaks sellele hõlbustab ülesande lahendamist vaatlusseade. Selle jaoks sobib kas binokkel või mõni relv, millel on hea optiline suurendus. Maastikult on leitav snaiperrelv ning samuti 2 tankitõrjesüsteemi. Kõik need tagavad piisava võimekuse, et kaugelt vastast tuvastada. Kuna tegemist on ennekõike luure ülesandega, siis ei ole põhjust vastasega tulekontakti astuda. Kui aga selleks on soov, siis võib veel üles korjata ka kuulipilduja. Liikumise hõlbustamiseks on valida 2 ATV vahel või ühe auto, millel on varustuses ka kuulipilduja. Ning nüüd tulebki hakata valima sobivat marsruuti. Selle jaoks vaatame ka kõigepealt üle ka vastaste positsioonid ning hindame, kust kaudu üldse tasub läheneda ja kust mitte. Märgime punase markeriga ära alad, mida tasuks vältida. Käsust tulenevalt on teada, et Obregani külas on nähtud liikumas vastaste patrulli. Samuti on teada, et külas on vastaste julgestuspost. Seega, siia alasse minnes on oodata vastase kontakti. Lisaks teame, et külast idas on vastaste kindlustatud tugipost, mis tähendab, et ka selle ümber on kindlasti mingisugune mehitatud valve. Jõudude vahekorra tabelist näeme, et automaadi efektiivseks laskekauguseks on 200 meetrit ning kuulipilduja 300. Seega võime selle positsiooni ümber tõmmata näiteks 200 meetrise raadiusega ringi. Siis teame seda ala vältida ning loodetavasti ei märka meid ka vastane. Täpselt samamoodi saame talitada ka kindlustatud masinapargiga. Lisaks ei tohi ära unustada ka vastase soomukit, mis asub külast lõunal asuva silla peal. Jõudude vahekorra tabelist näeme, et soomuki laskekaugus on 400 meetrit. Seega tõmbame ka sellele soomukile ümber 400 meetrise raadiusega ringi, kuhu me minna ei taha. Et me ka seda ära ei unustaks, siis märgime punasega ära ka kõik miiniväljad, kuhu kogemata muidu sisse võime jalutada. Ja nüüd on lihtne reegel. Ära mine sinna, kus on punane. Või kui lähed, siis veendu, et sa oled vastasest tugevam. Need ringid on aga ainult kaardi peal tehtud analüüsi põhjal. Kui maastikul päriselt liikuma hakkame, siis näeme, et mõningas kohas pakub loodus meile varjet, mis tähendab, et saame liikuda ka nende alade sisse, ilma et vastane meid näeks. Et punase kaardi peal oleks näha ka soovituslikud vaatluspositsioonid, siis märgin ka need jämedama sinise markeriga üle. Vaatluspost 1, vaatluspost 2, vaatluspost 3 ning vaatluspost 4. Nüüd moodustuvad meil välja konkreetsed tegevusvariandid. Vaatluspostile 1 liikumisteel on kõige suurema tõenäosusega võimalik kohata vastase üksuseid.
Seega peaksime igaks juhuks haarama kaasa ka mõne relva. Soovituslik marsruut oleks kõigepealt võtta peale raadio, siis binokkel, seejärel kuulipilduja ning siis vaikselt siit miiniväljade vahelt läbi pugedes, majade vahelt liikudes, eemaldada vastase tugipunkt ning ronida ülesse kortermajja ning vaadelda, mis vastase üksusega on tegemist. Siin tuleb aga olla ettevaatlik, sest me ei tea, kui palju vastase üksuseid alas võime kohata. Lisaks on variant liikuda vaatluspostile 2. Vaatluspostile 2 tuleb liikuda põhja poolt suurema kaarega. Seepärast on ilmselt kasulik võtta ka mõni sõiduvahend. Nii et alustame taas kord raadiost, seejärel võtame binokli ning nüüd on meie enda valik. Kui tahame, siis võime siit haarata kaasa ka tankitõrjesüsteemi ja minna seejärel ATV peale või joosta otse ATV juurde. Positsioonile liikudes tasuks võtta võimalikult suur kaar põhja poolt. Olles jõudnud positsioonile, saame ronida ülesse tornkraanasse ning vaadelda vastase üksuseid. Sellel marsruudil liikudes on võimalik täielikult vältida vastase üksustega kontakti loomist. Küll aga on vaatluspositsioon väga lähedal vastase masinapargile ning päris elus luuraja ilmselt seda positsiooni ei valiks. Vaatame nüüd vaatlusposti number 3. Teekonnal vaatluspostil number 3 jääb tee peale ka vastase soomuk. Siin on 2 varianti, kas minna väga suure kaarega ümber soomuki või kõrvaldada soomuk üldse. Sellest hoolimata peame kõigepealt peale korjama raadio ning soovitatavalt ka mõne vaatlusvahendi. Võime valida taas kord binokli ning tellida kaudtule löögi vastase soomukile ning seejärel jala siit läbi liikuda. Kuid alternatiivselt võime vaatlusvahendiks võtta ka snaipri või tankitõrjesüsteemi ning kuna oleme juba nii kaugele liikunud, saame endale kasutusse võtta ka ATV. Siin on taas kord variant liikuda ümber vastase soomuki või eemaldada vastase soomuk. Lisaks kaudtule löögile on nüüd variant seega ise hävitada tankitõrjesüsteemi abi. Sellisel juhul saame vaatluspositsioonile liikuda palju otsemat teed. Selle valiku puhul tuleb aga järjekordselt astuda kontakti vastase üksustega. Ning kui me juba oleme astunud kontakti, siis ei tea me tegelikult kunagi, kuidas vastane sellest edasi käituma hakkab. Nii et võimalusel tasub luureülesande täitmisel ka sellest hoiduda. Viimaks jõuame vaatluspositsiooni number 4 juurde. Vaatluspositsioon number 4 asub kõige kaugemal, kuid seest on sellel ka kõige väiksem tõenäosus sattuda kontakti vastase üksustega. Sinna liikumiseks tasub kõigepealt haarata tee pealt kaasa raadiosaatja ning seejärel mõni vaatlusseade. Olgu selleks binokkel, snaiper või tankitõrjesüsteem. Vahet väga ei ole. See, mille kõige kiiremini kätte saad ja see, mis tundub kõige mugavam. Seejärel tuleb võtta ATV ning sõita suure kaarega siia mäe otsa. Mäeharjalt saamegi teostada vaatluse ning ette kanda, mis üksusega on tegemist. Luureülesannet täites tuleks alati vältida kontakti vastasega. Samuti on see mägi ideaalne vaatluspositsioon turvalises kauguses. Seega päriselus oleks see kindlasti nendest 4 kõige parem variant. Ning nagu ka saates nägime, siis tasus selle variandi kasutamine kõige rohkem ära.